tere! Teeme siis 4. elemendi seost teiste elementidega lähisuhetes. Järgi on jäänud õhk. Mis on õhu tugevus? Õhuelementide tugevus. Õhuelemendid on siis veevalel kaksikud kaalud. Mis on nende tugevus? Kommunikatsioon. Kaine mõistuslikkus, selline konkreetsus. Võib-olla värskendavad perspektiivid. Mis on nende nõrkus? Nad võivad olla võib-olla väga analüütilised, mis on nagu hea, aga nad võivad olla ka liiga nagu analüütilised või nõrkus võib olla ka see, et kui nad ei tasakaalusta teadlikult, siis nad võivad olla liiga mõistuses. Kui nad ei tasakaalusta erinevaid elemente iseendas. Sest kõik need elemendid tegelikult on meis kõigis korraga ikkagi ka olemas. Nii, vaatame siis... Sest vaatamegi vesi, maa, tuli. Vee-element on siis vähk, kalad, skorpion, maa on sõnn, neitsi, kaljukits ja tuli on hambur, jäär ja lõvi. Kuidas siis õhk näeb? Kuidas õhk näeb õhku? Õhuelemendid nagu veevale kaksikud kaalud, nende omavaheline dünaamika võib olla niimoodi, et neil on kindlasti tähtsal kohal kommunikatsioon, konkreetne, selles mõttes avatus, see on tähtsal kohal. Töös võib see väga asjalik ja produktiivne olla. Kuid võib-olla eraelus võib tekkida niimoodi, et neil on liiga samastumine, liiga õhk laiali valguv kuidagi, hästi selline kaksik hinge mingi natuur, ehk siis selline on küll usaldusruum ja avardumine, hinge avardumine justkui nagu kõrgemad keskused ja nii edasi, aga võib-olla seal liiga samastumine on, et ei ole sellist nagu, võib tekkida see. Siin tahab see läbi tulla. Et see võib isegi ohuks olla, sest siis ei nähta teineteist, kui on liiga samastunud, siis ei nähta teineteist. Hea on nagu piirid hoida. Tegelikult õhuelement oskab piire hoida küll väga hästi, konkreetselt neid hoida, luua, ennast kehtestada, seda küll. Kuid see siin millegipärast tahtis praegu tulla, kui õhk ja õhk on koos, et nad võivad olla nagu vaata nii läbipaistvad, nii värskendavad ja võivad võib-olla sellises suhtluses ära kaduda, mõistmisse ära kaduda, ühesõnaga mingi eetertasandi, õhk-õhuga võib tekkida selline eetertasandi olemine, mis tegelikult justkui nagu tundub, et milles on probleem, aga siis võib-olla ei nähta teineteist. Ei osata näha, nähakse teineteist nähtamatuna. Ja see oleks kurb. Siin on vaja nagu
kehtestada, piire seada, suhelda, aga mitte nagu samastuda või lahustuda, vaid neile sobib, kui on nagu piirid paigas, siis on produktiivne, siis nähakse teineteist, austatakse teineteise tööd, tööeetikat, stiili, sest see viib eduni ja nii edasi. Seal on mõistmine küsimatagi ja sest ollakse avatud suhtlemises. Ja siin on, ma vist katsin, et mis võivad olla ohud ja mis võivad olla tugevused, siis kui on õhk ja õhk. Ja see samastumise asja ma võib-olla mõtlesin lähisuhtes. See võib olla paari suhtes, aga ka laps-vanem suhtes ja nii edasi, et seal ongi võib tekkida hüljatuse haav, kui ei märgata teineteist, kui liiga samastutakse. Minnakse teineteise kohale, mitte oma originaalsele kohale. Seal on see oht. Et kuigi see on väga ilus tunne, teineteise on nii hästi mõistmine, siis on hea ikkagi minna, igaüks läheb oma originaalkohale. Siis nähakse teineteist selgelt. Kuidas vesi mõjub õhule? Värskendavalt. Nad mõlemad on sõiduvees, kui nad on liikumises ja neil on võime liiklema, ringlema teineteist panna nii-öelda arengusse. Kindlasti vesi ja veeelemendi inimesed ehk vähk, kalad ja skorpion avavad rohkem õhu südant ja meelt. Sest õhuelemendid, veele kaksikud kaalud on väga mõistuse, strateegi, ühesõnaga nad on sellised maa peal maandatud, analüütilised, siis vesi täiesti toob uue dünaamika sinna. Sügavuse tirib võib-olla rutiinist või ülemõtlemisest tunnetusse, intuitsiooni, et nad tasakaalustavad teineteist. Ja õhk omakorda soojendab vett. Soojendab vett, paneb vee liikuma, et ta ei oleks stagratsioonis, et ta ei ole seisakus, toob õhuelemendid sügavast tunnete tulvast nii-öelda õhu kätte veepinnale, värske õhu kätte, et nad ennast ära ei kaota sellisesse liiga sügavatesse tunnetesse. Et siin on nagu teineteise austus, et pealtnäha nagu võib-olla võiks mõelda, et õhk on nagu külm element, mõõk, tarades on mõõk ja karikad on siis vesi, aga siin ma tegelikult näen sellist nagu, saadakse aru, mis nende koosmõju on või koostöö on või austatakse sellist piire. Ja see on sellepärast nii, et need mõlemad elemendid on, kes sa siin vaatad, sinu lähidünaamikates, ma kanaldan ju seda infot, on see, et mõlemad osapooled on teil seal rohkem avatud südame ja meelega. Siis toimub nii, et sünergiline koostöö ja täienduste nii-öelda, et erinevused rikastavad ja täiendavad. Siin on selline mentaliteet. Kuidas maa mõjub õhule? Praegu tuleb, väga raske energia tuleb. Ma ei oodanud praegu sellist tümakat. Aga raske energia tuleb maa poolt. Tuleb raske energia ja õhk tunneb, et kuigi maa ja õhk ka teevad koostööd, fotosüntees ja kõik need asjad,
siis tahab tulla nagu hinnang, et sa oled, et on ise loodud looduse poolt õhku, nii-öelda maa peal, puulehed ja kuidas see kõik käib, hapniku tootmine, siis nagu ei osata seda nii-öelda ikkagi enda loodut hinnata. Okei, siin võib tulla ka see, et praegu kollektiivne muster, et maa on siis sõnn, neitsi, kaljukits, aga siin võib tulla ka kollektiivne muster, et kuidas me ütleme kõik, et me armastame planeet Maad, aga me rikume õhku siin nii-öelda ületootmisega ja asjad. Võib-olla siin tahab see tulla. Võib-olla ma võtsin selle dünaamika natuke laiemalt või midagi, aga see on umbes nii, et ei märgata, ei väärtustata seda, kui väärtuslik tegelikult on puhas õhk, puhas värske õhk. Ja võetakse seda elementaarsena, automaatsena, aga see on kingitus, see on väärtus, see on suurem, kui me oskame arvata, isegi kui see on läbipaistev. See on tajutav, see on tunnetatav. See on väga harva kohtab inimest, kes võtab sõõmu värsket õhku ja tunneb selle üle tänulik, et ta saab hingata vabalt. Et mingi raskus tahtis siit tulla seekord. See on väga lai teema, loomulikult see ei pruugi alati nii olla, aga praegu tahtis nii tulla. Ja mul tuleb nagu, et siin on mul vastupidi, et õhk on all ja maa on peal, siis ma tahaks seda muuta, et õhk on üleval ja maa on all. Sest see oli väga lämmatav, kui see maa oli seal üleval. Õhule oli see väga lämmatav. Nagu raske. Aga looduses on ette nähtud, et nii saab liikuda paremini. Maa tegelikult nüüd millised energiat siit tulevad. Nüüd, kui ma vahetsin need kohad ära, nüüd on õhul kergem ja maal on kergem ka. Maa näeb nüüd õhku. Ennem ta ei näinud. Nüüd on maa ees. Tema ees asetseb nagu õhuelement. Siin ma praegu lähen nii süvitsi sinna ühisvälja sisse. Nii teemas. Et nüüd näeb maa õhku. Ennem ta ei näinud. Ta oli õhul ees nii-öelda. Blokeeris, aga nüüd näeb maa õhku. Nüüd ta on tänulik. Nüüd ta näeb, et õhk on omas elemendis, saab liikuda ja et õhk ja sellest võidavad kõik. Nii õhk kui ka maa. Nüüd maa näeb seda. Huvitav, kas keegi saab aru, mida ma praegu inimsuhetes, sest ma ju praegu läksin väga globaalseks, kusjuures automaatselt. See ütleb mulle seda, et õhu ja maa vahel on väga suur armastus, tegelikult suur teema, globaalne, aga nende rõhuasetus või puudus tänutunne võeti elementaarsena. Nüüd on korras, nüüd on liikumine, iga üks on oma koha peal, nagu looduses on ette nähtud. Nüüd on liikumine, nüüd on kergus, mõistmine, tänutunne mõlemapoolselt. Ma räägin väga sümboolselt, seega kui sa tunned ära midagi siit, siis anna mulle teada, kui sul mingi teema siit haakus,
see võib olla nii laps-vanem suhe kui ka paarisuhe, globaalne olukord, anna mulle teada. Huvitav. Aga tuleb läbi see, et kui õhk liiga rõõmustab, siis maa tahab teda kontrollida. Ära liiga palju rõõmusta, ära liiga õhku täis mine, ära liiga liigu, ära liiga palju, ära liiga this, ära liiga that. Ja ma tundsin, et ma tahaksin ühe sammu võtta veel edasi, et nende vahel oleks ka veel mingi õhk või space nii-öelda. Sest jälle hakkas nagu mingi nagu tahaks lämmatada, et ole nii, ole naa, ära tee nii, ära tee naa. Justkui nagu oleksin laps-vanem mingi suhe. Selline dünaamika. Nagu oleks. Võib-olla ka töösuhe. Nii, kuidas õhule mõjub, nüüd on parem, kui ma selle vahe tegin sinna. Nüüd on see, et mul nagu õhku jääks vähemaks, kui ma võtsin õhu natuke kaugemale, siis maa elemendil läheks nagu õhku vähemaks. Ta justkui nagu püüab hirmust kontrollida, aga selle kontrolliga see tõukab eemale. Selline paradoksaalne olukord. Rahunenud. See võib olla ka globaalne olukord, mis praegu tahab ühisväljast tulla. See ei pruugi olla ainult inimsuhted. Siin on sünkroonsus ka globaalse olukorraga. Kuidas õhule mõjub tuli? Tuli vaatab õhku alt üles, imetleb. Kui ma tõin ennem välja dünaamika, et mõni ei näe õhku, näiteks õhku ei näe või ühesõnaga mingi selline, siis tuli näeb, kui oluline on õhk tema jaoks. Tema väärtustab seda kindlameelselt. Ja kuigi tavaliselt tuli on ise esikohal, siis tema väärtustab ja hindab õhku. Ja ma tahaks isegi öelda ja seda, mida tema räägib. Ta väärtustab seda. Tuli on siis hamburi äär lõvi, õhk on veevõle, kaksikud kaalud. Tema väärtustab seda, tema kuulab seda, see sütitab teda, ta saab aru selle olulisusest, ta väärtustab. Ta tõstab ta pedestaalile, ta hindab, ta näeb teda, ta saab aru tema tähtsusest, temale just, tema koosmõjust. Ja kui ma vaatan õhku, kuidas õhk näeb tuld, ta näeb niimoodi. Pea viltu ja hästi armsa, hooliva, hoolitseva pilguga. Nagu suur ühtehoidmine, tugev side. Ei ole tulekahju ega midagi äkilist. On kena distants, ruumi hoidmine, ei ole lämmatamist, ei ole liiga plahvatuslikku, kuidagi vaatab teda armsusega. Nagu vanem lapsele, kaastundega, siirad tunded on siin mõlemapoolselt. Siin on siirad puhtad, siirad tunded.
kohalolek, valmisolek teineteisele vastakuti, kui tarvis. Lähedus, aga samasti piiride hoidmine, ruumi hoidmine. Aktiveerus ka maa-element, kes vaatab seda dünaamikat ja rahuneb. Talle meeldib seda vaadata. Ta hirmud kaovad. Praegu on vesi kõrval, vesi vaatleb, on neutraalne, aga need 3 siin aktiveerusid. Maa rahunes nüüd, kui ennem oli maal hirm õhu osas, kontrolli hirm, siis nüüd ta on okei. Hirm lahustus, ta ei taha õhku enam kontrollida. Ta näeb, et kõik on paigas nüüd. Rahulikult. Ta näeb hoolivust ja ta ise hoolib. Huvitav. Selline dünaamika oli siis viimane element ehk õhk. Loodan, et teile meeldis minu 4 elemendi suhtedünaamikate. Ma võin neid veel teha. Mõjud, suhtedünaamikate mõjud. Et muidugi see oli nagu väike killuke kogu sellest komplektist. Kuid lihtsalt, et see on näide sellest, et meis kõigis on need looduselemendid tegelikult olemas. Ja et me oleme ise ka osa loodusest. Et eeter, see meie hinge essents on see, mis kõike neid põimib meie sees. Ja vastavalt sellele me magnetiseerime teatud elementidega inimesi oma elus. Mind on alati looduselemendid põiminud ja tõepoolest seal on nagu sümboolikat nii tarokaartides olnud kui ka tähtkujudes, et loodus on kõik nagu loksutanud paika ja see on nagu väga põnev maailm ja väga lai maailm, nii et andke mulle teada, kui te soovite veel taolisi dünaamikate avastamisi. Muidugi saab seda alati küsida täpsemalt, personaalset sidet ka eraseansil. Muide, detsembrikuus ongi ainult 3 viimast kaugseanssi veel saadaval. Lisan lingi siia alla, vabad ajad. Jaanuarikuus on võimalik tulla ka vastuvõtule -72 eurot soodukat, ehk siis 2 tundi, 150 eurot. Ja detsembrikuus oli siis teate küll see -50%, mis on väga populaarne olnud. Mul täna oli ka üks seanss ja kõrgema hingesideme teemaline. Täpsemalt kaksikhing. Ja kui teid huvitavad sellised tähtkujuneed, siis andke mulle teada. Kohtumiseni!